kristlik muusika linnulennul. Sa meeles pea, sinu elu pole kokku sattumus, ei suuna seda pimejuhus vaid. Sa meeles pea, sinu elu oli ammu plaanitud, sa iga hetke loojalt kingiks said. Su isa taevas sulle mõtleb, palju armastust on tal. Vahet pole, kas su taevas täna helge on või hall. Sinu jaoks on targad mõtted ja head plaanid Jumalal. Oled sina ja ainus sina, nõnda head teist sind ei tea. Sa meeles pea, ainulaadsed on su mõtted, tunded, teod, ei suuda keegi teha järgi neid. Sa meeles pea, keegi teine ei tea kõike, mis sa tead, ei kõnni teised mööda sinu teid. Sa meeles pea, sellist nägu, mis sul peeglis naeratab, ei ole teistel, sulle kuulub see. Sa meeles pea, oled rikkam, kui võiks panku raimata, sest sul on elu, sulle antud tee. Su isa taevas sulle mõtleb, palju armastust on tal. Vahet pole, kas su taevas on täna helge või hoopis hall. Sinu jaoks on targad mõtted ja head plaanid Jumalal. Oled sina, jah, ainus sina, nõnda head teist sind ei tea. Tere, armsad raadiokuulajad! Tänane saade on väga erakordse muusikapäralt just seetõttu, et see on saadud väga erakordsel ajal. Nimelt terve selle saate laulud on pärit koroona ajalt ja meiega on stuudios Kirsti Malmi, kes on ELK Lasnamäe Püha Markuse koguduse rajaja, samas ka muusik ja siin on meie ees nüüd laulud, mida te saate kuulata ja mis oli see lugu, mida me alguseks kuulasime? Kirsti Malmi, mina olen saatejuht Julo Niinemägi. Tere kõigile! Me kuulasime laulu Sa meeles pea. Selle on kirjutanud Jürgen Vert ja minu missionari kolleeg Anne Tuovinen kunagi juba palju aastaid tagasi tõlkis selle eesti keelde ja see on üks laul, mida ma olen kõige rohkem võib-olla laulnud viimastel aastatel. Tõlkisin selle kunagi ka soome keelde, aga selle salvestuse ma tegin märtsi keskel, kui oli välja kuulutatud just eriolukord ja oli soovitus püsi kodus ja oli tulemas Ruudi Leinuse juubeli sünnipäev ja mind oli sinna ka kutsutud laulma ja siis ma mõtlesin, et kui on soovitused mitte pidudele minna, siis äkki teen siis selle interneti teel selle tervituse ja see oli üks laul, mille ma laulsin temale tervituseks ja tegin pärast siis, mõtlesin, et no tegelikult võiks neid laule panna YouTube'i üles ka teistele, et kui nüüd pole võimalust minna kuhugi laulma, et las siis inimesed, kes soovivad, kuulavad neid sealt. Koroona ajal võtsid sina kätte pilli ja otsustasid salvestada. Kuidas see salvestusprotsess välja nägi? See oli väga lihtsa tehnikaga, võtsin mobiiltelefoni ja siis tegin selliseid väga lihtsaid muusikavideoid, kus pole lõigatud muud kui algusest ja lõpust üleliigset maha.
et see on nüüd selline plaat ehk album, mis ei ole saanud professionaalse lindistaja kätt või miksingut tunda. See on see, mis Jumal on andnud, seda me täna kuuleme. Ja see on tõesti väga otse ja väga lihtne. Ja järgmine ongi siis teine laul, mille ma võtsin kätte salvestada ja selleks ma läksin väljas ju tohtis käia ja ma läksin oma kodu lähedasele jalgraja äärde, istusin maha langenud puu peale ja laulsin laulu Muutuste aeg. See on Pekka Simojogi laul ja see on minu selline teekonna laul olnud endal ka viimased 15 aastat ja on siis selle tõlkisin kunagi ka eesti keelde. Kuula, kuidas puhub tuul, lõskab laulda läbi laane, tänu laulus sinu suul, paneb looja kõlama. Vaata, kuidas kõigub puu, tulevinu vitsa väänab, tasa paindub süda sees, valgus sinna leiab tee, siis ära karda, kui midagi muutub. Astu nüüd teele, mis laiub su ees, Jumala poolt on kõik, mis veel puudub, ta saadab sind, käib ise su eel. Usk ikka kannab argistel teedel, Jumal ei muutu, ligi on ta, julgustab käima radadel uutel, millest sa loobud, tagasi saad. Vaata, laine murrab randa, pärast pikka mereteed, nõnda looja vormib pinda, aega mööda teeb meist tööd. Vaata, rännulindu taeval, üle suure vee ta lendab, sihti silme ees ei näe, kui ta tõuseb tiibadel, siis ära karda, kui midagi muutub. Astu nüüd teele, mis laiub su ees, Jumala poolt on kõik, mis veel puudub, ta saadab sind, käib ise su eel. Usk ikka kannab argistel teedel, Jumal ei muutu, ligi on ta, julgustab käima radadel uutel, millest sa loobud, tagasi saad. Ära karda, Jumala poolt on kõik, mis veel puudub, ta saadab sind, käib ise su eel. Usk ikka kannab argistel teedel, Jumal ei muutu, ligi on ta, julgustab käima radadel uutel, millest sa loobud, tagasi saad. Kirsti Malmi, te olete Soome Vabariigi missionär Eestimaal ja LK Lasnamäe Püha Markuse koguduse rajaja. Kuidas see koroonakriis mõjutas teie koguduse tööd ja toimimist? Teie tegite laule vaikselt, aga kuidas koguduse elu samal ajal oli? Eks ta ikka päris palju mõjutas, sellepärast et tulid piirangud selles, et kuidas koguneda seal palvekojas ja me pidime ka hakkama siis otsima teisi võimalusi seda sõna
sõnumit inimesteni viia ja teha ülekandeid sealt alguses palvekojast ja siis tegime ka kodust ja tegime Messengeris selliseid vestlusi, grupivestlusi inimestega. No minul see tähendas ka seda, et ma pidin, mul oli plaaniline kodumaa periood tulemas aprilli algusest, nii et ma enamuse sellest ajast olingi siis eemal. Aga samas kodust oli ka sealt Soomest võimalus teha tööd interneti vahendusel. Aga teie salvestustöö on osutunud viljakaks ja terve plaadi jagu laule koroona ajast. Mida kuuleme järgnevalt? Kuulame veel paar laulu, mis on Eestis salvestatud ja siis ülejäänud on Soomes. Järgmine on selline lastelaul Liblikas. Selle ma salvestasin oma kodutreppil. Seal oli rohkem tuulevarju. Ma arvan, et selle eelmise laulu juures võis ka tuule puhumist kuulda, aga see on selline lõbus laul, mille Anne Tuovinen kunagi tõlkis eesti keelde inglise keelest. Selles laulus võrreldakse end paljude loomadega, et millega ma Jumalat ülistaksin või mille eest ma Jumalat tänaksin, kuid tegelikult on väga hea, et ma olen just see, kes ma olen. Liblikas, kui oleks ma tooks tänu sul, et lennata saan, kui linnuna ma istuks puul, vaid sulle kiitust laulaks suu, kui kalana ma ujuks sees, siis ülistaks sind iga lukemu sees, kuid tänan Jumal sind, et olen just see, kes olen ma. Elevant, kui oleks ma su auks, mu hüüe raputaks maad, kui känguru, siis hüppaks nii, et jõuaks välja sinuni, kui 100-jalgne oleks teaks, kui jalad ja käed tänuks kokku ma seaks, kuid tänan Jumal sind, et olen just see, kes olen ma. Ussike, kui oleks ma, siis keerduseaks end kiitusega, kui krokodill, siis tänaks vaid, et naeratus mul nõnda lai, kui karuna ma hange sees näeks magusatund. Tänaks kasuka eest, kuid tänan Jumal sind, et olen just see, kes olen ma. Mul on süda nii soe, vahvaid mõtteid täis pea ja sõbraks Jeesus, isa taevas nii hea. Toon tänu Jumal sul, et olen just see, kes olen ma. Mul on süda nii soe, vahvaid mõtteid täis pea ja sõbraks Jeesus, isa taevas nii hea. Toon tänu Jumal sul, et olen just see, kes olen ma. Kirsti Malmi, te olete saanud Eestis olla üle 20 aasta missionärina ja saanud võrrelda nüüd Eesti ja Soome seda vaimulikku maapinda, inimeste südamete põllumaad. Kuidas te võrdlete, kus on see maa kõvem ja kus on ta nagu rohkem vastuvõtlikum ja pehmem, kas Eestis või Soomes? No eks Eestis on küllaltki kõva pinnas, annab tunda see, et on mitu aastakümmend jäänud vahele, et ei ole seda kristlikku kasvatust ja õpetust antud ei koolis ja paljud, väga vähesed on ka pühapäevakoolis või kodus kuulnud Jumala sõna. Nii et see annab tunda, samas ma ei tea, et kuivõrd vastuvõtlikud Soome inimesed on, praegu on kindlasti seal ka pinnas muutunud kõvemaks, sellist usulist otsimist ikkagi on kindlasti mõlemal pool. Järgmisena ma viin teid Lasnamäe külje alla Pirita kose äärde. Võite kuulda kose kohinat ja selle taustal ma laulan õhtulaulu Mind tiiva alla võtta. See on viis, mis on väga tuttav ka paljudele soomlastele ja minu tutvusringkonnas
Eesti kristlaste hulgas on see paljudel olnud selline lapsepõlve õhtulaul ja mina olen seda laulnud nii kodus kui ka intellektipuude leerilaagris näiteks oli see meie õhtulaul ja see laul ongi salvestatud selle seltskonna jaoks. Aprilli algusest ma läksin siis 7 kuu pikkusele kodumaa perioodile Soome ja palmipuude pühal salvestasin selle järgmise laulu, Eesli laulu. Selle lauluga on seotud selline lugu, selle on kirjutanud Jouko Mäki-Lohiluoma ja see on mul noorepõlvest tuttav, koguduse noortega sai seda lauldud. Aga Tunamullu suvel oli mind kutsutud Mähe kohvikute päevale Mähe kirikusse laulma ja mulle tuli selline mõte võtta kaasa vilditud eesel, mis oli mul Toomkirikust laenuks ja siis püüda tõlkida seda laulu eesti keelde ja kui ma sõitsin jalgrattaga koos selle eesliga läbi kloostri metsa Pirita Koselt Mähele, siis ma mängisin nende sõnadega ja püüdsin seda laulu eesti keelde panna. Võib-olla see isegi sellest veel natuke areneb see tõlge, aga palmipuude pühal ma saatsin tervitusena selle loo eeslist, keda Jeesus kasutas sellel päeval, kui ta sõitis kuninglikult Jeruusalemma. Teadmatuses, kuhu ja milleks teele asuti, hoolimata sellestki, kas moona varuti. Kui Jeesusel oli tarvis, oli eesel kohe valmis. Jeruusalemma suunas mööda teed sörkima. Küllap oleksin minagi vaba ja õnnelik, kui ma võiksin olla nagu too eeslitirts. Küllap oleksin minagi ehtne ja loomulik, ma võiksin olla nagu too eeslitirts. Eesel oma rolli üle ei hakanud kaevama, kui ümberringi rahva hulgad tuplesid vaatama. Talle piisas sellest, et sai Jeesust tassida, kanda Jeesust kuhu tahes, seni kui on vaja. Küllap oleksin minagi vaba ja õnnelik, kui ma võiksin olla nagu too eeslitirts. Küllap oleksin minagi ehtne ja loomulik, kui ma võiksin olla nagu too eeslitirts. Kui ma võiksin olla nagu too eeslitirts. Missionitöö tegijate eest ikka palvetatakse kodumaal. Kuidas sinu puhul, Kirsti Malmi, on? Kus ja kuidas eest palvetamine Soomemaal sinu eest toimub ja ehk ka kaugemal? Mul on tänu Jumalale väga palju eestpalvetajaid üle Soome ja on
ka 8 kogudust, Luteri kogudust, kes on võtnud kohustuse endale minu tööd toetada ja iga pühapäev mind palves hoida ja paljud kindlasti palvetavad ka rohkem. Minu need tugikogudused asuvad seal, mitmed on Kagu-Soomes, Lappeenranta ümbruses, aga viimasel ajal on tulnud mõned kogudused ka Helsingi lähedal, Sipo soomekeelne kogudus ja Espoos üks kogudus, mis on ka meie Lasnamäe sõpruskogudus, Olari ja siis veel Turu Maarja kogudus. Aga neid inimesi on päris palju. Ja ma tahaks järgmisena võtta laulu, mille salvestasin Suurel reedel. Läksin Lähdekallio laagrikeskusesse, see on koht Lappeenranta lähedal, kus ma olen oma lapsepõlves väga palju suvesid veetnud. Minu isa oli vabatahtlikuna sellise kristliku laagrikeskuse tegevuse koordineerijana ja ma läksin sinna, seal on Lõkkeplatsil ilus rist ja selle risti juures ma salvestasin laulu pealkirjaga Risti juures. Selle sõnad on Erkki Leminenilt, kes on juba igavikku kutsutud Soome evangelist ja viisi on kirjutanud Jukka Salminen ja mina olen selle tõlkinud eesti keelde. Risti juures kiusatul, eksinul ja vaevatul on kõige kindlam koht, sest ta ära iial lahku, ükski patt sind ärgu viigu ristist eemale, sest et üksnes risti juures kogu kurja võimu üle võidu saanud Jeesus on. Nõnda üksnes risti juures isa halastab su peale, rahu kuulutab. Risti juures kiusatul on parim pelgupaik. Risti juures ei pea kartma hirmu sügavikku serva, sind kannab kindel arm. Risti juures rahu koidab, lootus ahastuse võidab, süda puhastub, sest et üksnes risti juures kogu kurja võimu üle võidu saanud Jeesus on. Nõnda üksnes risti juures isa halastab su peale, rahu kuulutab. Risti juures kiusatul on parim pelgupaik, sest et üksnes risti juures kogu kurja võimu üle võidu saanud Jeesus on. Nõnda üksnes risti juures isa halastab su peale, rahu kuulutab. Risti juures kiusatul on parim pelgupaik. Risti juures kiusatul on parim pelgupaik. Mida see siis tähendab, et risti juures võime oma patud andeks saada? Selle kohta on üks Lasse Heikkilä ilus laul kogumikust Suomalainen messu. Nõnda kui valge lumeloor sätendab päikesepaistel. Selle salvestamiseks ma läksin oma suvekodu lähedal järve äärde, seal leidsin ühe sellise varjulise
lahe soppi, kus oli veel valge jääkatte peal ja selle taustal laulsin seda laulu. Ja selles laulus ongi kuulda väga ilusaid looduspilte, mis tuletavad meile meelde seda, mida Jumal on teinud meie heaks ja mida tähendab see, et me saame pattuda andeks. Nõnda kui valge lumeloor sätendab päikesepaistel, puhtaks saab süda, muutub meel, kui toetud Jeesusele. Kõik häbiväärsed talletused on taeva kaustadest kustutatud, kui kõik patusüüd andeks on antud Jeesuse risti läbi. Nõnda kui taevas ääretu mõõtmatu lainete vägi, armastus lätte ei ammendu, voolab armujõgi. Läbi ja lõhki meid tunneb ta, kuid ikkagi valmis on unustama, kui kõik patusüüd andeks on antud Jeesuse risti läbi. Nõnda kui metsa hääletus öötunni avaras hõlmas, vaikinud kajav süüdistus uuenend südame kambris. Vabad me koormaist endistest, on halastus suurem me mõistusest, kui kõik patusüüd andeks on antud Jeesuse risti läbi. Kõik patusüüd andeks on antud Jeesuse risti läbi. Kristlik muusika Linnulennul. Tänase saate külaline on Soome missionär Eestis Kirsti Malmi, kellel on pakkuda koroona ajal salvestatud laulud nii Eestis kui Soomes ja mina saatejuht Ülo Niinemägi ja põnev sellepärast, et kunagi varem ei ole mul õnnestunud mängida just koroona ajal tehtud albumit. Täna on siis see muusika meie päralt ja Lasnamäe ELK Püha Markuse koguduse rajaja Kirsti Malmi. Suurepärane on kuulata muusikat, mis otseku vastuvoolu ja vastu tuult on tehtud koroona ajal. Mina saatejuht Ülo Niinemägi. Need laulud on tehtud muusikavideona mobiiltelefoniga, sellised otsesalvestused, et helikvaliteet ei ole midagi erilist, aga samas sealt võib kuulata ka seda tausta, nagu selle järgmise loo taustal võib kuulata kevadist linnukoori. See on Hilja Aaltoneni luuletusele Hannu Huhtala kirjutatud laul Ei taevaisa hülga ja selle laulu juures ma mõtlen oma emale. Minul elab Soomes ema, ta saab varsti 89 aastat, elab hooldekodus juba 4. aastat ja eelmisel aastal juhtus selline olukord, et helistas mulle hooldekodu arst, et ema tervislik seisund oli halvenenud ja karta oli, et võib-olla isegi on tal lõpp lähedal. Küsiti üle, et kas me tahame elustamist ja selliseid raskeid protseduure. Ja siis ma otsustasin, et ma lähen ema juurde. Ma olin tema juures nädal aega seal hooldekodus ja tänu Jumalale tal see tervis taastus, kopsupõletik hakkas taanduma ja meil oli väga hea veeta ühiselt aega. Ema
jõud oli küll vähene, väga palju olime nii, et ma kas istusin või pikutasin tema voodis või siis ta istus ratastoolis ja mina istusin tugitoolis ja mina kudusin sokke ja kuulasime muusikat. Ja üks plaat, mis ema juures oli Hannu Huhtala plaat nende Hilja Aaltoneni luuletuste juurde. Ja seal kõnetas mind eriliselt see laul, mida ma nüüd laulan eesti keeles, et taeva isa ei hülga, ei jäta meid maha, ei hoia meist eemale, ka siis, kui endal pole jõudu rääkida või pole jõudu palvetada või kui tuleb masendus või süütunne painab, siis need ei ole põhjused, miks Jumal meist eemale hoiaks. Ei taeva isa eemale sust hoia, kui tunned enam ei jõua midagi. Võid abituna end tema kätte anda, sa oled hoitud, võid julgelt puhata. Nii suur ja hell on isa arm su vastu, ei taeva isa hülga jõuetud. Ei taeva isa eemale sust hoia, kui oled üksi või meel on rõhutud. Ka siis võid lihtsalt tema kätel olla, sa oled hoitud, võid julgelt tajuda. Nii suur ja hell on isa arm su vastu, ei taeva isa hülga hüljatud. Ei taeva isa eemale sust hoia, kui kuri kiusatus sind kimbutab. Ka langenuna võid tema kätel olla, issand ei löö, vaid su peale halastab. Nii suur ja hell on isa arm su vastu, ei taeva isa hülga eksinud. Ei taeva isa hülga jõuetud, ei taeva isa hülga hüljatud. Sel koroona ajal tuli sinu ellu ka üks armas sõber. Räägi sellest sõbrast, kes ta on ja kuidas ta tuli? 6 aega tagasi kolis minu juurde elama Ruska. Tema on 3-aastane koeratüdruk, kes on pärit Volgogradist, kaugelt Venemaalt ja oktoobri lõpus toodud Eestisse. Ta oli sattunud seal varjupaika Venemaal ja siis mina leidsin ta siis siit Facebooki kuulutuse järgi hoiukodust ja nüüd on ta 6 aega minu juures olnud. Väga, väga armas keskmise suurusega isetõugu koer ja ma olin küll mõelnud koera võtmisele juba pikemat aega ja sügisel hakanud palvetama rohkem selle eest ja hoidnud silma peal nendel kuulutustel, et äkki mõni varjupaiga koer sobiks, kes vajab uut kodu ja temast on saanud mulle väga vahva kaaslane. Sain kevadel väga ootamatu ja toreda tagasiside nende YouTube'i videote kohta. Nimelt kirjutas mulle minu naaber kõrvalkorterist, keda ma ei olnud kunagi veel näinud ja ütles, et tema oma korterikaaslastega oli leidnud need laulud ja kuulanud neid ja neile väga meeldis ja ühel oli sünnipäev tulemas ja tekkis selline soov, et äkki ma saaksin teha sünnipäeva tervituse sellele sünnipäevalapsele. Ja siis ma võtsin ette ja panin eesti keelde ühe laulu, mille ma olin õppinud 30 aastat tagasi Itaalias missioonireisidel. Selle ilusa laulu sõnad tegelikult olid otse piiblist Jesaja raamatust ja ma siis võtsin eestikeelse piibli lahti ja
ja sobitasin need eestikeelsed sõnad sellele viisile ja nii sai see kevadel salvestatud eesti keeles Ära karda. Ära karda, sest ma olen sind lunastanud, olen sind nimepidi kutsunud. Kui sina lähed läbi vee, siis olen mina seal koos sinuga. Kui lähed läbi jõgede, ei vette voog sind uputa. Kui sa käid tules, siis sa ei põle ja sind leek ei kõrveta. Sest mina olen issand, sinu Jumal, Iisraeli püha, sinu päästja. Ära karda, olen ikka sinuga. Ära karda, sest ma olen sind lunastanud, olen sind nimepidi kutsunud. Kui sina lähed läbi vee, siis olen mina seal koos sinuga. Kui lähed läbi jõgede, ei vette voog sind uputa. Kui sa käid tules, siis sa ei põle ja sind leek ei kõrveta. Et sa oled kallis ja auline minu silmis, et sind armastan. Ära karda, olen ikka sinuga. Ära karda, sest ma olen sind lunastanud, olen sind nimepidi kutsunud. Oled minu päralt. Millisel kohal on sinu elus raamatud laulev evangelist ja missionär Kirsti Malmi? Raamatuid on riiulis lugematu hulk, ka lugematuid raamatuid. Ma loen hooti. Viimase aasta selline hitt on heliraamatud. Soome keeles on antud välja päris palju heliraamatuid ja seal Soomes olles ja ka nüüd vahel metsas jalutuskäike tehes või lihtsalt niisama kodus koristades või diivanil lõsutades ma kuulan heliraamatuid ja niiviisi ma olin päris mitmeid romaane ja raamatuid läbi lugenud või kuulanud. Millises seadmes sa kuulad neid, kui saladus pole? Mobiiltelefonis, jah. Ma elasin 7 kuud oma suvekodus järve ääres ja järgmisena ma tahaksin kutsuda sind raadiokuulaja paadisoidule. Astu sõude paati ja aerutame järvele ja ma laulan sulle soome keeles ühe laulu, mis on üks minu ema lemmikutest. Seda meil lauldi tihti ka kodus ja sünnipäevadel ja selle pealkiri on Paljon ois aihetta lapsella kiittää. Meil on palju põhjust tänada, Jumala ande jätkub kõigile ja iga päev on kingitus Jumalalt, on pärlike meie elu kees. Paljon ois aihetta lapsella kiittää. Jumalan lahjoja kaikille riittää. Päivä jo yksikin
aamusta varhain. Iltahan ehditty lahja on parhain. Kauniina nauhana vuosien päivät, helmenä jokainen muistoksi jäivät. Elämän päivien ketju on kallis, niistä ei yhdenkään kadota sallis. Lapsonen siis kätes yhteen liitä, kaikista päivistä Jeesusta kiitä. Aina se muistaus tänään on juuri, varattu sinulle siunaus suuri. Aina se muistaus tänään on juuri, varattu sinulle siunaus suuri. Mul oli suvila hoovis päris mitu linnupesakasti üleval ja hästi tore oli järgida neid linde. Mul päris akna taga pesitses üks rasvatihase perekond ja teises kohas olid sinitihased ja kärbsenäpid. Ja mul õnnestus näha ka seda, kui rasvatihase 2 poega oma pesast välja lendasid ja siis tuli soov laulda linti laulu Oled vaba. Jumal kutsub meid lendama. Ja kui ma vaatasin neid linnupoegi, seda abitut rasvatihast, kes siis mõne meetri jagu lendas ja maandus rohukõrre peale ja mõtlesin, et tal on ikka päris palju ohte elus ja alguses veel ema käis teda toitmas ja siis ta vaikselt hakkas lendama ja ma ei tea, kus nad siis vaesekesed selle esimese vihmase öö veetsid. Aga me saame oma elus lootuse panna Jumala peale. Tema kaitseb meid nii, nagu kaitseb neid väikseid linnupojakesi. Kellel on võimalus internetis seda laulu kuulata ja vaadata, siis saab ka vaadata seda rasvatihase lendu ja kuulata seda linnulaulu koos selle muusikaga. Pesaserval istut just kui kartlik linnupoeg. Kaasa kutsub sindki tuulepuhang soe. Jumal sulle tiivad andis, et võid kartmata valgusse ja vabadusse lennata. Lase lahti, oled vaba lendama. Lase tuulel viha kannab tiip. Lase lahti, oled vaba elama. Vaba järgnema, kui Jumal viib. Puhub tuul, kus tahab, tema hääl on kuulda vaid. Üllatuseks sul, kes temalt kutse said. Köied vaikselt katkevad, võid julgelt painduda. Avatud on taevas, tööle kutsub maa. Lase lahti, oled vaba lendama. Lase tuulel viha kannab tiip. Lase lahti, oled vaba elama. Vaba järgnema, kui Jumal viib. Kodu meil on tuules, ei siin pesa teha või. Kõik on saadud kingiks temalt, kes meid lõi. Rikkas oled siis, kui sul on rõõmsa and ja meel. Armastades rändad nii suivadel. Lase lahti, oled vaba lenda.
lahti, oled vaba elama, vaba järgnema, kui Jumal viib. Lase lahti, oled vaba lendama, lase tuulel viia, kannab tiib. Lase lahti, oled vaba elama, vaba järgnema, kui Jumal viib. Te kuulete saadet Linnulennul, kus täna stuudiokülaliseks Eelka Lasnamäe Püha Markuse koguduse rajaja, Soome missionär Eestis Kirsti Malmi, kes koroona ajal salvestas sisse terve plaaditäie lugusid ja neid täna ka mängime ja kes YouTube'i tunneb sellist internetikeskkonda, siis tasub sisse logida Kirsti Malmi ja saab neid koroona aja laule ka videos näha. Aga meie jääme audio juurde ja Kirsti Malmi, ole hea, sinu päralt on järgmise laulu tutvustus. Mina on saatejuht Ülo Niinemägi. Järgmisena on laul pealkirjaga Kadak ja see on nendest lauludest ainus, mis on Eesti päritolu ja see on ka kõige vanem, sest selle kirjutas 19. sajandil Saaremaal Sõrve poolsaarel kirikuõpetajaks olnud Martin Körber. Ja see on üks väga vahva jutustus kadakast, kes ei olnud rahul oma välimusega, tema soovis, et ta tahaks hoopis lehti saada, nii nagu naabritel. Ja ma sain selle laulu oma repertuaari kunagi aastaid tagasi, kui olin olnud Saaremaal laulureisil ja siis seal Salmel Anseküla koguduse külalisena ja mulle kingiti sealt selline vihik, kus oli neid Martin Körberi laule ja sealt ma selle leidsingi. Ja see on kõnetanud nii noori kui vanu laulijad ja ma võtsin kaua hoogu, et seda laulu salvestada. Mul on seal suvilas sauna taga üks kadaka põõsas ja ma mõtlesin, et selle juures ma selle ükskord salvestan, kui on sobiv ilm ja hetk ja võib-olla siin on isegi sääse ininad kuulda sellel salvestusel, sellepärast, et sääsed hirmsasti kimbutasid mind ja nad veel ei klappinud selle helistikuga ka, et ma pidin mõnda lõiku sealt välja võtma või uuesti laulma, sellepärast, et sääsed tulid täpselt sinna mikrofoni juurde. Kadak ohkas, kadak kaebas, kõikidest ma põlgatud. Oleks mul ka kena lehti, küll siis ma ka austatud. Ingel tuli tema juure, küsis, noh, mis lehti sa soovid siis nüüd enesele, seda nüüd mul nimeta. Kadak ostis kullast lehed, oi kui ilus oleks, küll need kõige kenamad. Õhtu jõudis, öö jõudis, metsas puud kõik magavad. Kadak magas, kadak ärkas, kullast lehed lägivad. Päevapaistel, oh mis kena, puud kõik imeks panevad. Aga tol ajal, kui Martin Körber selle laulu kirjutas, käisid Saaremaal ja küllap ka mujal Eestis ringi rändkaupmehed, kes olid tihti juudi rahvusest, ostsid ja müüsid kõiksugu kraami. Juutse juhtus tema juure, näeb seal kullast leheket, läheb ligi, korjab kokku, läheb jälle oma teed. Naaber haljas, kadak paljas, õhkab hale healega. Ingel tuleb tema juure, noh, mis lehti soovid sa? Kadak ostis laasist lehed. No kujutage ette, ta soovis endale klaasist lehti. Küll need kõige kenamad,
õhtu jõudis, öö jo jõudis, metsas puud kõik magavad. Kadak magas, kadak ärkas, laasist lehed läigivad. Päevapaistel, mis kena, puud kõik imeks panevad. Tasa tõuseb tuulekene, hakkab äkkist puhuma. Laasist lehed pihuks, puruks, katki, kõik ühe korraga. Naaber haljas, kadak paljas, õhkab halealega. Ingel tuleb tema juure, noh, mis lehti soovid sa? Kadak ostis lehtpuulehed, no sellised nagu näiteks leppalsiin või pihlakal või vahtral, küll need kõige kenamad. Õhtu jõudis, öö jo jõudis, metsas puud kõik magavad. Kadak magas, kadak ärkas, lehtpuulehed lihavad. Suured lauad, pehmed lehed, kadakat nüüd kattavad. Paraku aga mitte eriti kauaks, sest kitsekari kaugelt juba ära näinud pöösakest läheb ligi, võtab paljaks, et ei jäänud lehekest. Naaber haljas, kadak paljas, õhkab halealega. Ingel tuleb tema juure, noh, mis lehti veel soovid sa? Omad ikkat kostis kadak, küll need kõige paremad. Nendega ma olen loodud, küll need üksi kõlbavad. Õhtu jõudis, öö ju jõudis, puud kõik metsas magavad. Kadak magas, kadak ärkas, omad okkad kattavad. Kadak kargas, kadak kiitis, omad okkad jälle käel. Juud ei riisu, tuul ei lõhu, kits ei kisu iialgi. Seisan siin nüüd ööd ja päevad vagusi ja puutmata. Julgeb keegi kiskma tulla, pistan oma okkaga. Sündin seisust ära põlga, ole rahul omaga. Oma head ja oma vead, igal seisusel on ka. Oma head ja oma vead, igal seisusel on ka. Kerstimäel, mis sul on plaadi täis koroona ajal salvestatud laule, räägi, kuidas koroonaaeg puudutas Püha Markuse kogudust, mida rajatakse Pae 21 Lasnamäel. Jumala abiga on kogudus püsima jäänud, kuigi vahepeal olid kogunemised interneti teel, aga ustavalt on seal väike grupp koos käinud ja tänu Jumalale, kes on kandnud nendel erinevatel aastaaegadel. Tervituseks, kui ma tulin novembri algusest tagasi Lasnamäele ja Eestisse, siis tõlkisin eesti keelde laulu Aasta looja peopesal. Ma olen väga tänulik, et mul oli võimalus kevad, suvi, sügis elada seal looduse keskel ja see laul on ka Lassi Heikkilä viis ja Minna Kontiolahti sõnad Soome missa kogumikkust. Tutt võtsõuab pikki sinist järve selga, laine virve kaldal korrutab. Peopesa kumeruses kannab meid looja, armastuse rahu allikas.
armastuse rahu allikas. Kurgede kolmnurgad rivistuvad rongi, katusel vihma rabistab. Kuldsel sügispäeval ja pimeneval õhtul issand meid kõrgustest juhatab. Kuldsel sügispäeval ja pimeneval õhtul issand meid kõrgustest juhatab. Leevikesed oksal turritavad sulgi, lumekuub loodust lohutab. Kõige enam sooja saab looja läheduses, külmunule hoolitsust osutab. Kõige enam sooja saab looja läheduses, külmunule hoolitsust osutab. Esimesed pääsud tiiblevad põllul, sinililled õitsvad lõhnab maa. 4 aasta aega ja looja suur kämmal, armsamad paika ei olla saa. 4 aasta aega ja looja suur kämmal, armsamad paika ei olla saa. Tavaliselt öeldakse saate lõpus tänusõnad kõigile, kellele võlgnen tänu, et see plaat sai välja antud. Kirsti Malmis, sina andsid koroona ajal välja plaadi ehk siis plaaditäie lugusid täitsa oma jõududega ja siiski, kellele sa tahaksid tänu öelda? No tänu eelkõige taevaisale, kes on laulu hääle andnud ja selle võimaluse ja nüüd koroona ajal selle julguse neid uuemaid laule salvestada ja niimoodi jagada. Aitäh ka kõigile, kes on tagasisidet andnud ja kõigile eestpalvetajatele Soomes ja Lasnamäe kogudusele, kes mind rõõmuga võttis vastu, kui tulin uuele tööperioodile Eestisse. Meil on Lasnamäel teisipäeviti olnud kombeks lõpetada kogunemised õnnistuslauluga ja ma arvan, et see sobiks siia ka saate lõpetuseks, Tõnis Terase õnnistussõnad. Ja õnnistada tahan ka omalt poolt sind, Kirsti Malmi, Soome kristlasi, kes on kinkinud sind Eestimaale ja Soome maa ja rahva eest peame olema ääretult tänulikud, et nad on meie rahvast armastanud. Läbi pimedate aegade, kui oli Nõukogude okupatsioon, oli jumalavastane režiim, siis soomlased tõid meile otse kui elu nende laevadega, tõid sõnumeid, tõid Jumala pühavaimu, ligiolu ja rõõmu ja nii hea oli teada, et meid õnnistakse sealpool lahti. Täna õnnistame sind, Kirsti, ja sinu rahvast. Issand hoidku sind, õnnistagu sind, ta pale paistku su peale. Issand hoidku